Nii, aga olgu, teeme siis vaikselt algust. Mina olen Roosmari, nagu siin mõned juba mind teavad. Ma olen siis Unexuse projekti koordinaator, tegelen Shori ja Erasmus projektidega ja minu suurim kirg ja nii-öelda ekspertiis on siis keskkonnateemadel. Ja täna me siis käime uuesti üle seda infot ja kui on vahepeal siin mingisuguseid küsimusi tekkinud, siis saab küsida ja asju täpsustada. Ja alustame siis, et meil on tänane kohtumine jällegi jaotatud 3 osaks. Et esiteks siis, kuidas saada Euroopa Liidu sinise kooli võrgustiku liikmeks ja mis see üldse on, mis see endast kujutab ja mis on e-twinning. Ning teiseks, kuidas taotleda raha siis inimmajandust käsitleva kooliprojekti jaoks ja millised need võimalused on. Ning kolmandaks, kuidas rakendada õppematerjali oma klassiruumides kõigi nende veekogude ja merenduse teemalise teadmiste edendamiseks. Ja alustamegi kohe esimesest osast, et siis kuidas saada sinise kooli võrgustiku liikmeks ja e-twinning. Et see sinise kooli võrgustik, et mida see üldse endast kujutab ja miks me üldse kutsume teid sellega liituma kõigepealt, on siis, et Euroopa Sinine Kool tunnustab ookeani tähtsust oma haridustegevuses ja toob klassiruumi reaalse mere- ja merenduskonteksti, et siis julgustada õpilasi saada nii-öelda veekirjaoskusega kodanikeks. See veekirjaoskus või mere-ookeani kirjaoskus hakkab meil siin pidevalt läbi käima, et see siis ongi inglise keeles ocean literacy ja et tähendabki teadlikkust ja haridust just sel teemal, et rohkem sellele keskenduda. Ja et selleks siniseks kooliks siis kõigepealt saada, tuleb siis luua kooliprojekt ookeanipõhisel teemal ja iga kool saab esitada ühe taotluse, nii-öelda ühe projekti sinna kandidatuuri ning selle eesmärgiks on muuta ookean projektipõhise õppe kaudu kooli õppekava asjakohaseks osaks, et seda siis tundidesse tuua. Ja selle kaudu siis õpilased saavadki luua, läbi viia, arendada enda projekti, teha koostööd erinevate spetsialistidega, asjatundjatega ja luua siis niisugune tore kogukond ühise kirega, eesmärgiga ja üksteist inspireerida. Ja siis selle sinise kooli sertifikaadiga koolid saavad osaks rahvusvahelisest ookeanimeelsete õpetajate võrgustikust ning osaleda ka siis Horizoni projektides, mis siis pakuvad rahastust, mis on siis see teine punkt, millest me täna räägime, ja õppematerjale koos õpetajakoolitusega, mis on see kolmas punkt, mis me täna räägime ka. Ja siin on see tore lingikene, mis viib meid siia siniste koolide võrgustiku nii-öelda lehele, kust siis saab leida kõik need koolid, kes on siin ühinenud ja saab siit kandideerida ka. Kõik need nii-öelda asjad on ka siin ilusti küll inglise keeles välja kirjutatud, ma nüüd räägin neist kõigist eesti keeles ka. Aga kui on mingeid küsimusi, siis saab alati siia tagasi tulla, et siin on terve see suured infopakid ja asjad, mis on teile ka edastatud ja edastatakse veel. Ja siin on see tore kollane kastike, kust saab kandideerida. Vot nii. Ja kuidas see siis kõik toimib, ongi see, et siin see lehekülg, kus ma just näitasin, saab teha oma e-postiga konto ja sisse logida. Ja nagu mainitud, siis iga kool saab kandideerida, esitada ühe kandidatuuri sellele ja saabki taotleda juurdepääsu Euroopa Siniste Koolide kogukonnalt, täita see taotlus. Seal taotluses ongi lihtsalt põhiinfo kooli kohta ja siis sellega välja töötatud projekti kohta, et alguses see on ainult idee, et mida seal teha. Eesmärgid, peamised teemad, mida seal käsitlema hakatakse ja ka tegevused ja tulemused. Et
siin meil eelmine kord käis läbi küsimus, et kas on oluline, et kool asuks ka mere lähedal, et tegelikult see ei ole määrava tähtsusega üldse, sest et on ju ka muid veekogusid, järved, jõed, isegi tiigid, sellised asjad, et mis on ka oma tähtsusega ja mis on kindlasti igas kogukonnas kas rohkem või vähem kaugel, lähedal, et see info ja selle teemane haridus on nagunii tähtis. Kuna Eesti on siiski ka Läänemere kaldal, siis see puudutab meid ikkagi väga lähedalt, ükskõik, kas me asume seal mere ääres või mitte. Nii, siis võrk vaatab teie taotlused läbi. Loodetavasti saate heakskiidu ja saate tunnistuse siis 1 õppeaastaks. Ja kui ei saa kohe heakskiitu, siis saab vaadata projekti üle, et antakse sealt ka tagasisidet, et mis nõuetele ta veel vastama peab. Ja siis edasi saabki juurdepääsu kõikidele nendele projektidele, ressurssidele, foorumitele, koolitustele, millest ma kohe hakkan rääkima, rahastustele ja saabki hakata edasi tegutsema. Et siis esimese semestri töid võetaksegi vastu nüüd 15. detsembrini, et see taotlusaeg on kohe-kohe käes, sellepärast me siin sellest jälle uuesti räägimegi, et on täpselt õige aeg seda esitleda. Järgmise reedeni siis saab seda esitada. Ja taotlused vaadatakse läbi detsembris ja saate siis selle sertifikaadi alates jaanuarist kuni terve kalendriaasta. Ja hiljem on ka teine semester, natukese hiljem, et siis need tööd vaadatakse läbi ilmselt juunis ja sertifikaadi saab siis uueks õppeaastaks alles. Vot. Ja siin on ka meil kohustuslikud kriteeriumid, siis mida täita, et saada selleks siniseks kooliks. Esiteks töötada välja omavahel seotud tegevustega projekt. Et projekt siis koosneks mitmest üksteisest täiendavast tegevusest ühe keskse teema all. Ja neid teemasid on hästi-hästi palju, mida siin käsitleda saab. Ma varsti toon siin näiteid ka. Ja õpilased saavad siis omandada põhjalikumaid teadmisi ja oskusi ja töötada pikema aja jooksul, et siis seda ookeani teemat ja mere teemat, veekogude teemat avastada, uurida. Teiseks luua selge väljund, et õpilased arendaksid mingisugust toodet, eset, sündmust, teenust. Toon ka varsti selle kohta samamoodi näiteid, et sellel projektil oleks siis nagu selge tulemus, mida saab nii-öelda esitleda, näidata. Kolmandaks kaasata kõik õpilased, et õpilased on selle projekti siis nagu keskmes ja osalevad kõigis etappides. Et õpetaja on pigem nii-öelda see liider, kes seda nii-öelda neid juhib, et õpilased teeksid iseseisvat tööd ja näidata, milleks nad võimelised, suutelised on, avastada endas uusi oskusi ja uusi külgi. Neljandaks, teha koostööd kohaliku partneriga. Et siin on väga hea võimalus kutsuda mõni ekspert, mereteadlane, mõni organisatsioon, teaduskeskus, muuseum, mõni ettevõte, isegi valitsusasutus, et panna käsi külge ja tuua sellised põnevad inimesed enda projekti ka õpilastele lähemale, et saaks parema arusaama, millega me tegeleme. Viiendaks siis projekti tulemuste jagamine. Et õpilased siinkohal saavad samamoodi uusi nii-öelda esitlusoskusi parandada, suhtlusoskusi, inspireerida teisi, inspireerida üksteist, tutvustada enda projekti ja jagada, mis siis saavutatud ja tehtud on. Et siis see omavahel seotud tegevustega projekt. Et mis teemad meil on siin, mida uurida, neid on väga-väga palju. Esiteks näiteks jätkusuutlik tarbimine, kalandus, vetikad, selline kogu teema, siis veel kliima ja ookeani suhe, et kuidas kaitsta meie randasid, kaldaäärseid alasid, tüüne, kõike, mis on seotud mereäärse, veekoguäärse paigaga.
et siin on igasuguseid probleeme esineb, näiteks merevee taseme tõus, ookeani hapestumine, erinevad üleujutused, liikide migreerumine ja vähenemine, et kõik need mured muidugi ei pruugi meile nii nagu kohased olla, et võib-olla meil üleujutusi näiteks siin Läänemere ääres võib-olla nii palju ei esine, aga see ongi silmaringi avaldamise võimalus, et kuna kõik need on üksteisega seotud teemad, et üks asi viib teiseni. Siis veel terve ja puhas ookean, et kuidas siis ka meie kodusest majapidamisest, meie kraanist, äravoolust ja ka jõgedest, siis kõik jõuab lõpuks maailma merre. Et milline jälg on meie enda käitumisel, kuidas see mõjutab vee kvaliteeti, joogivett ja ka supluskvaliteeti näiteks ujumas käimiseks, et see on selline võib-olla noored lapsed oskavad ise sellega rohkem nagu samastuda, aru saada seda. Siis veel ka merereostus, et plast, mikroplast, kuidas vähendada enda plastitarbimist, kuidas siis nii-öelda liikuda selles suunas, et nii koolis kui kodus oleks jäätmemajandus korras ja nii-öelda jäätmeid tekiks võimalikult vähe. Et siinkohal ongi võimalus valida selline teema, mis kõige rohkem ennast kõnetab. Et neid teemasid on niivõrd palju, et kuskilt ikka keegi haarab kinni ja tunneb ennast mingil määral puudutatuna või huvitatuna täitsa kindlalt. Siis selge väljund, et mis see olla võiks. Et siin on variant näiteks teha kas klassiruumisiseselt või ka väljaspool klassiruumi see nii-öelda projekti väljund väljatulek. Et klassiruumis on võimalus näiteks korraldada mõni uurimus, poster, esitlus, teemapäev, mingid eksperimendid, kui on olemas mõni nii-öelda labori võimalus koolis kasutada. Või siis teha ka filmi vaatamine ühine ja teha siis tööd filmidega, mõni dokumentaal või kutsuda ka külalisesinejaid, isegi kirjutada võib-olla mõni artikkel kohalikku ajalehte või kui koolis on oma ajaleht, võib-olla isegi lindistada taskuhäälingut, ta on võib-olla natukene sellisem keerulisem, suurem ettevõtmine, aga kui kogemust ja oskajaid on, siis miks ka mitte, väga põnev variant. Ja siis väljaspool saab teha näiteks mõne välitöö, mõne väljasõidu, minna uurima koha peal asju, külastada mingit teaduskeskust või mingit üritust või muuseumi isegi, või siis mingisugust kohalikku ettevõtet. Et näiteks selliseid asju võimalik teha. Need kõik läheksid siia väljundi alla. Kolmandaks, et kaasata kõik õpilased. Et siin nüüd ei ole mõeldud seda, et peaks nüüd terve kooli, kogu kooli kaasama, vaid pigem, et ühes klassiruumis näiteks oleks kaasatud kõik õpilased. Et variant on ka teha näiteks klassiruum väiksemateks gruppideks, et tekitada arutelu ja et kõik panustaksid. Et nüüd see on õpetaja enda otsus, et kas tahetakse siia kaasata üks klassitäis õpilasi või siis võib-olla ka mitu. Aga jah, terve kool läheb ilmselt natukene paljuks, et niimoodi päris ma kardan, et kõik käsi külge ei pruugi saada. Vot nii. Ja siis koostöö kohaliku partneriga, et kes meil siin võiks olla, näiteks kohalik omavalitsus, mõni kohalik organisatsioon, vabatahtlikud, teised koolid või mõni raamatukogu, muuseum, külastuskeskus, nagu mainitud. Need on kõik kohalikud partnerid. Näiteks ka mõni merenduses või selles valdkonnas töötav inimene, mõni uurija, isegi kalamees, sadamatööline, kes iganes teile tundub, et võiks siin projektile kaasa aidata ja sellele väärtust lisada. Ja siis projekti tulemuste teavitamine, et seda saab ka teha näiteks kas mõne avaliku ürituse kaudu, et tehagi samamoodi mõni näitus või ettekanne, koolis mõni üritus või päev. Saab teha veebilehe, kui selleks on oskusi ja võimalust.
kirjutada kohalikku ajakirja või ajalehte või kooli ajalehes sellest rääkida või siis minna ka kohalikku raadiosse võib-olla rääkima. Ja ka sotsiaalmeedia kaudu, üks kõige lihtsamaid, ilmselt levinumaid võimalusi tänapäeval. Nii, et jah, siin on tõesti väga palju erinevaid teemalisi ja perspektiive, mida saab siin ühendada selle mere teemade alla. Et siin ongi teadus, ajalugu, geograafia, sooline võrdõiguslikkus, väärtused, kultuur, jätkusuutlikkus. Et neid kõiki saab siia ühendada veekirjaoskuse alla. Et kas siin praegu selle teema kohta on mingisuguseid küsimusi kuskil kellelgi tekkinud? Et see on siis selle projekti arendamise kohta, et kui siin näiteks kandideerimise või selle Sinise kooli, kuidas ma nüüd ütlen, see kandideerimisvormi või sellega tekib mingeid küsimusi, siis saab meile iga hetk ka kirjutada ja uurida, kui miskit on. Et siia teema alla käib veel e-twinning. Et see kaasneb selle Sinise kooli võrgustikuga, mis on siis mõeldud koolidele, õpetajatele, selline platvorm, kus saab oma klassidega teha rahvusvahelisi veebiprojekte ja osaleda erinevates otseülekannetes, rühmades, tegevustes, foorumites, koolitustel. Et siin on lihtsalt selline tore platvorm, kus siis nii-öelda ühenduda teiste koolide ja õpetajatega, kes siis seda asja ka teevad ja jagadagi mõtteid ja ideid, et veelgi vägevamaid asju koos teha. Vot nii. Aga sellega jõudiski meil esimene osa lõpule. Et kui on veel mingeid küsimusi, võite lehvitada käega märku anda või siis võib chati kirjutada. Et kui praegu miskit ei ole, siis võime ka edasi liikuda kohe. Nii. Koolid saavad kandideerida. See Siniste koolide võrgustik ongi koolidele mõeldud, et ei pea olema MTÜ-d olemas. Ja. Nii. Vabandust, mul on selline küsimus, et kas see e-twinning on kohustuslik selle rahvusvahelise projekti juures? See ei ole kohustuslik, ei pea üldse tegema rahvusvahelist projekti, ei pea tegema mingitega koostööd selles mõttes välismaal. Et see on selles mõttes valikuline selline lisa nii-öelda platvorm, võib öelda abivahend, et kust saab nii-öelda veel rohkem sellest projektist välja võtta. Aitäh. Ja. Nii, aga siis lähme edasi. Teine osa, kuidas taotleda Sinise majanduse kooliprojekti rahastamist. Et siin on meil 2 erinevat varianti. Et siia kohale me liigume edasi siis, kui me oleme juba selle Sinise koolide võrgustiku liikmeks saanud. Või siis oleme juba kandidatuuri käigus, on ju. Siis avaneb võimalus taotleda Horizoni rahastusi. Need on 2 erinevat ja kohe ma räägin neist mõlemast. Esiteks on ProBlue. Et siin 3 aasta jooksul pakutakse tuge vähemalt 100 koolile, et 100 kooli siis on Euroopa peale kokku valitud ja rahastatakse nende projekte. Ja rahastuse suurus on kuni 10 000 eurot. Ja siin ongi eesmärk lihtsalt teha koostööd rohelisema ja sinisema tuleviku nimel. Et siin on meil tore kohe veebileht ka saadaval, kus saab selle kohta rohkem infot. Et siin juba see on avatud. Ja kogu info siin kätte saadav, et see on avatud meil 19. jaanuarini. Ja see kandidatuur, jah, need tuleb teha ka inglise keeles, et
Euroopa Liidus neid läbi vaadatakse. Vot nii. Ja projekti siis elluviimisaeg on 1. aprillist kuni 28. veebruarini siis järgmisel aastal kuni ülejärgmise aastani. Et projekti kestus saab olla maksimaalselt 11 kuud, ei pea tegema muidugi nii pikalt. Aga jah. Siin on jällegi see link, ka QR-kood, kui tarvis, et saab uurida. Ja teine variant on siis Shore, et nende taotlus avaneb jaanuaris, mitte ei lõppe jaanuaris, aga avaneb jaanuaris. Ja samamoodi nad valivad 100 projekti. Siin on nüüd see kestusaeg natukene lühem, 3–6 kuud, aga rahastust endiselt kuni 10 000 eurot, mitte 100. Ja selle kohta meil tuleb veebisait ja lisateave nüüd varsti, et kui see on kõik avalik ja kõik valminud, siis jagame seda teiega. Ja Shore'il on siis 4 tegevusteemat, et kool saab valida oma siis tegevuseks ühe neist teemadest, mis on tegelikult lähevad juba kokku sellega, mis ma siin natukene ka juba rääkisin. Et esiteks mere- ja jõepõhised tegevused, näiteks kalandus, rannikuturism, meretransport, taastuvenergia, biotehnoloogia, veesport, sellised asjad. Siis teiseks ohtlikud ained ja mereprügi, et kus need tekivad, mis need ohud on, plast ja mikroplast ja muud jäätmed. Kolmandaks bioloogiline mitmekesisus, liikide ränne, erinevad korallrühvide kahjustused ja mikroplasti mõju siis mereelukatele. Ja neljandaks kliimamuutused, ookeani hapestumine ja nii edasi. Et projekt, nagu mainitud, on 3–6 piksis ja sihtgrupiks on algpõhi- ja keskkoolid Euroopa Liidus või naaberriikides. Et on lubatud kandideerida mõlemale rahastusele, et ei pea valima ainult ühte. Ja siinkohal kool võib esitada ka mitu projekti ühest koolist, et kui nüüd Sinise kooli kandidatuuri esitab iga kool ühe korra, siis nüüd, kui kool on selle saanud, siis nad võivad esitada mitu projekti ka ühele samale rahastusele. Kas siis sama õpetaja poolt, erinevate õpetajate poolt, kuidas nii iganes. Vot nii. Kas on selle kohta mingeid küsimusi? Jah, palun vabandust. Kas ma võin põhimõtteliselt ühe projektiga mõlemasse siis panustada või tähendab täpselt sama projekti võin mõlemasse kirjutada? Ma täpsustaks seda üle, aga praegult ma ütleksin, et jah. Mulle meeldib see jah, rohkem ärge täpsustage. Ma igaks juhuks täpsustan üle. Aga ma ütleksin, et jah, sest et tegu on 2 erineva projektiga ja 2 erineva rahastusega. Aitäh. Aga ma täpsustan ikkagi üle. Nii, kui hetkel nüüd rohkem midagi ei ole, siis liigume edasi 3. osasse, mis on Shore'i õppekavad ja õppematerjal. Nii, ma panen kähku selle küsimuse kirja ka, et ei ununeks. Nii, et Shore'i programm siis valmistab ka õppematerjali koolidele ja õpetajakoolitused, et kuidas siis seda koolides edasi anda. Et see neil saab valmis jaanuaris, et ta on veel tegemise käigus, aga varsti kohe valmib. Ja selle eesmärgiks on siis mõista mõju ookeanide, merede, jõgede, järvede ja kõigi üldse veekogude ühiste probleemide lahendamisel ja kasvatada noortes uudishimu, mõistmist, austust ja tekitada neist tugevamat sidet enda kogukonna veekogude vahel. Et
siis neist saaksid mere- ja veekirjaoskusega inimesed, kes siis saavad aidata kaasa nende veekogude säilitamisele, taastamisele, üleüldse hoidmisele. Et suurem eesmärk on siis ju kõigil elada tervislikul planeedil. Ja siin on näha ilusti kaardi peal, et me asume siin täpselt ühe sihtpiirkonna juures, mis on meil Läänemeri. Nii. Ja Shore'i eesmärk on siis muuta noored õpilastest muutjateks. Et neil on siin kenasti välja toodud tegevused ja eesmärgid, mis siin siis selle käigus on. Et esiteks tõsta nende teadlikkust olulistest küsimustest ja väljakutsetest, mis on siis seotud ookeanide, merede, jõgede, järvede, veekirjaoskuse vajadusega. Ja neil on siin õppekavades sisaldavad multimeedia meetodeid, et filmiklippe, et tuua siis laste ja noorteni reaalse elu näited, et nii-öelda seda probleemi ja neid teemasid lähemale tuua ja lihtsamini mõistetavaks neile teha. Siis empaatia mõistmise arendamine, et miks me üldse peame mõtlema meredele, järvedele ja võib-olla ka üleüldse ookeanile, et kui ookean meist on natukene kaugel, siis ikkagi see on kõik omavahel seotud ja miks see oluline on. Ja siin on ka võimalus siis õpetajatel luua võrgustiku kaudu siis koostööd teiste kolleegidega teistest riikidest. Siis kriitilise mõtlemise oskuste suurendamine. Et kuidas siis noortel arendada seda võimet, mõelda kriitiliselt, analüüsida probleeme. Et siin ongi õppekavad tehtud vanusastmete järgi, et algkool, põhikool, keskkool ning ka õpetajate koolitused. Et siis oleks igale nii-öelda grupile vastav õppekava, et nende nii-öelda tasemele vastavalt. Et osaleda siis aruteludes ja dialoogides oma eakaaslastega, teha teadustööd, osaleda probleemide lahendamisel ja panna proovile oma kriitilise mõtlemise võimed. 4. loovus ja innovatsiooni julgustamine, et sellised projektid tahes-tahtmata teevad seda, arendavad loovust. Ja siin on tõesti väga palju võimalusi siis leida uuenduslikke lahendusi probleemidele, millest võib-olla varem ei mõelnudki ja uurida erinevaid ideid, minna kõigega väljaspoole kasti ja neid kõiki katsetada ja leida lahendusi ka. Ja siis lõpuks veel juhtimisoskuste arendamine, et selliste projektide käigus üleüldse, kuna siin ongi õpilased kesksel kohal, siis see arendab neis nii palju rohkemat kui lihtsalt neid teadmisi sellel ookeani ja mere teemal ja nendel keskkonnateemadel ja probleemidel ja nii edasi. Et siin on ka nende teistsuguste oskuste arendamine väga tähtsal kohal. Koostöö tegemine, suhtlusoskused, probleemi lahendus, juhtimisoskus ja selle juhi rolli võtmine ja nii edasi. Ja jah, lõppkokkuvõttes ongi Shore'i siis eesmärk teha igast õpilasest muutja, sest et eks nende käes ju olegi meie tulevik ja olevik ka tegelikult. Vot nii. Ja siis nagu mainitud, siis siin nendes õppekavades on nii-öelda sellised filmid, videoklipid, mille kaudu siis tuuakse välja need väljakutsed, millega meie mered, ookeanid, veekogud on vastamisi. Et esiteks on veesaaste, mis on kõige suuremaid väljakutseid. Keemilised saasteained, plastid, mikroplastid eriti, naftalekked, toitainete väljavalgumine ja nii edasi.
ning kuidas see kõike mõjutab nii veekeskkonnaelu, nii vee kvaliteeti, ökosüsteeme kui ka tegelikult inimesi ennast. Siis veepuudus, et võib-olla see meid Eestis nii väga ei puuduta, aga samas mujal inimesi puudutab väga palju, et kuidas siis ka meie saaksime olla teadlikumad sellel teemal ja jätkusuutlikult vett kasutada. Nii, toidu raiskamine. Samamoodi võib-olla Eestis seda toidupuudust nii palju ei esine kui võib-olla kuskil mujal, aga siiski. Ja kuidas see puutub kokku siis veekeskkondadega ja kui palju vett kulub söögi valmistamiseks ja nii edasi. Ja mereannid. Miks on oluline sellele tähelepanu pöörata? Nii, ja nagu mainitud, siis õppekavad on tehtud vanuserühmadele vastavalt, et siis õpilased vanuses 7–10, 11–14 ja 15–18. Õppekavade sisu, sügavus, keerukus ongi vastavalt nendele välja töötatud. Siin on meil kõige noorema vanuserühma selline sisukord kondikava ka välja toodud. Et mis üldse on veekirjaoskus, et aru saada, mis see on, miks me sellest räägime. Ookeanid, mered, jõed, järved, inimeste seos kõige sellega, veeimed maal, veeimed igal pool eri maailma piirkondades ning kuidas olla muutjad ja muutjate tegijad, muutuste tegijad. Et siin on ka selle õppekava käigus lisatud sinna sisse põimitud erinevaid tegevusi, projekte, ka näiteks veehariduse sõnaraamatu loomine. Siin ongi natukene juba edasi 11–14 aastat sisukord, et siin on natukene täpsemalt juba kirjutatud. Et samamoodi sissejuhatus veekirjaoskusesse, mered, ookeanid, jõed, järved, kõik need teemad siin lihtsalt natukene täpsemalt. Näiteks keskkonnaohtudele on natukene rohkem rõhku, geograafiast täpsemalt ja ka plastireostus. Et millised on need väljakutsed ja kuidas seda vähendada ja kuidas ise sellele kaasa aidata. Ja siis kliimamuutused, väljakutsed jällegi, veepuudus ning milline on siis veekogude mõju inimestele ja milline on inimeste mõju nendele veekogudele. Veel liikidest täpsemalt, ökosüsteemidest, kaitsemeetmed, Euroopa Liidu missioonid ja need ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärgid. Nendest tuleb juttu. Kogukonna algatused ja näited, et inspireerida ja mõtet liikuma panna. Nii kuidas siis saada veekirjaoskajateks. Ja siin ongi veel väikene näide kõikidest nendest teemadest, et räägitakse natukene täpsemalt sellest projektist endast ka. Vot nii. Ja 15–18 aastat. Jällegi natukene see kordub, aga lihtsalt jällegi täpsemalt. Sissejuhatus veekirjaoskusesse. Ilmselt see selline asi, millest kui algul hakata rääkima, siis võib-olla ei saagi aru, et mis ta täpselt on. Ja miks ta oluline on. Siis vee mõju inimestele ja inimtegevuse mõju veekogudele. Et siin on need filmid, mis siis räägivadki ka plastireostusest, veenappusest, toidu raiskamisest ja nii edasi. Ja sellega kaasneb siis muidugi ka kogukonna praktika õpetajatele, et õpetajatele on siis see kursus, kuidas siis tuua kõike seda enda klassiruumi. Erinevad koolitused, erinevad õppevahendid, tööriistad, metoodikad, ressursid, kirjandus ja nii edasi, et
ka rohkem selle kohta aimu saada ja klassi tuua. Ja siin on samamoodi, no see ei ole kohustuslik nüüd teha siis koostööd nende rahvusvaheliste välismaa koolidega asjadega. Lihtsalt siin on see võimalus, et see on hea võimalus. Vot nii. Kas on veel mingeid küsimusi? Millegi kohta või mingid tagasisidet, mingeid mõtteid? Ma tahaksin küsida selle kõige esimese sammu kohta nüüd. Mhm. Et ma olen veel täitsa algaja selles teemas, et ma igaks juhuks pigem küsin rohkem asju kui vähem. Jah. Et kõigepealt siis kool loeb selle projekti, ühe projekti kooli kohta ja siis saab kandideerida veebisaidil. Ma eeldan, et seal on siis mingid need kõik taotluskohad ja mingid blanketid olemas. Jah, just. Siis seal on kõik ideed, eesmärgid, kõik asjad olemas, tulemused. Nii, siis kui saame heakskiidu ja selle tunnistuse 1 õppeaastaks, siis peab selle projekti läbi viima, jah? Jah, ja siis kui on saadud see sertifikaat, siis on võimalus taotleda rahastust selle sama projekti jaoks, et te esitate kõigepealt selle idee ja siis on võimalus sellele ideele saada rahastust. Ja kui palju? Kuni 10 000 eurot. See on ka kuni 10 000. Nii, selge. Ja siis see on nüüd eraldi, kui need 2 Horizoni rahastus või see, jah, eraldi kui see Horizoni rahastused või see on nagu läheb sinna alla? Horizoni rahastused on need mõlemad, nii see ProBlue kui see Shore. Okei. Ja siis need Shore õppekavad ja õppematerjalid, neid te veel teete, aga kuidas siis neile ligipääsu saab? Sellest kõigest tuleb info varsti, Okay, et seal tuleb terve koduleht, asjad on juba valmimise äärel, kuskil jaanuari keskpaigas peaks kõik saama valmis. Et siis edastame kõik täpsed infot selle kohta ka, aga praegult see on siin lihtsalt selleks, et teadmine, et see asi tuleb ja see võimalus on ka varsti olemas. Okei, super, aitäh. Kas on miskit veel? Kui ei, siis vist võime vaikselt otsad kokku tõmmata. No selge, aga suur tänu teile, et te tulite ja ma soovin teile edu ja mõttelendu ja põnevaid ideid siis, et mida varsti saab siin projektidena näha. Aga suur aitäh, et te tulite ja saate, kui on mingeid küsimusi veel tekib, siis saate meil alati meili peale teele panna ja oleme toeks. Aitäh, kohtumiseni. Aitäh teile.